Ja paistab, et see vasikas on pandud kõhu, noh, kui praegu jätame niimoodi numbrid, see oli juba laipana toodud, sellepärast see nöör mitte ümber kaela, aga ümber kõhu, nagu siin on näha. Näete, siin on rinnakurv on siin. On ju vast pandud, et loomad laiali ei veaks. Vasikas on arvatavasti. Puu külge seotud vasikas suri ilmselt 4-5 päeva tagasi veepuudusesse. Vasika kõrval olid veel ka nülitud metskitsejäänused. Seega võis teo autor olla jahimees või salakütt. Mõni jahimees võib sel moel karusid kohale meelitada. Küla peal liiguvad jutud, et nii tõepoolest ka tehakse. Kohalik mees Joonas Leib teatas õõvastavast leiust ka Loomakaitseseltsile. Loomakaitseseltsi esindaja Heiki Valner põrutaski Põlvamaale asja uurima. Ennem kui süüd mõista kellegi üle, peavad olema nagu faktid ja tõendid. Antud momendil me ei saa isegi lahata, kuna loom on nii lagunenud ja jäävad üle ainult tunnistajad. Juhul, kui nüüd kohapeal aktivist otsib neid tunnistajaid, keegi olevat kuulnud metsas lehma ammumist ja kui me leiame nagu need tunnistajad, siis sellisel juhul tuleb asjale ametlik käik. Ja me teadsime ainult ühest vasikast, kes oli kinni seotud. Kohale jõudes me leidsime terve mullika veel, nii et ilmselt neil on pesa seal kuskil. Ilmselt meelitatakse niimoodi karusid ühele metsasihile, leiavad nii loomakaitsjad kui ka kohalik kanepimees Joonas Leib. Küla peal on palju legende, üks legend on see, et temaga selliste viiakse loomad metsa ja nendega püütakse karu näiteks, sest antud paikkonnas karu kindlasti on, selles ei kahtle keegi. Kas sa arvad, et see on kohalik jahimeeste selts või mõni üksik tegelane, kes tegutseb siin? Seltsi nimel kindlasti mitte, kui siis on tegemist mingi distsiplineerimatu liikmega. Selle peaks nagu välja arvama sinu arust? No ma arvan, et kes natuke vitsib siin koha peal vähemalt mõelda, siis mõtleb selle välja küll. Ja. Kas sa oled mõtelt ka politseisse avaldust teha? No mis sa ikka teed, ega ei ole ju mõtet eriti teha, sest ega keegi seda uurida niikuinii ei viitsi üle mausad, et suuremaid asjad on jäetud niisama, et selle väikse asjaga, nende mõttes väikse asjaga ei hakka küll keegi oma päid vaevama ilmselt siin. Aga sa ütlesid, et mõne suurema asjaga, et mis need suuremad asjad on olnud? Ei võtame üldse üldiselt, et siin tapeti paar aastat, oli aegu, kui üks inimene tapeti ära lihtsalt näiteks. Ja sealt ei saadud ka mitte midagi kätt, kuigi oli teada põhimõtteliselt, kes seda tegi. Ma olen ka ainult oma tuttavatega saanud seda infot, et ilmselt toitakse mokk maas selles suhtes. Ja. Kas sa ise peksa ei karda saada? Ei, no mis see, tont teab, mis juhtuda võib ju, ei tea. Heiki Valneri sõnul teeb Loomakaitseselts omalt poolt kõik, et julmur tabada. Avaldus tehti ka politseile. Jahimeeste seltsi president Maarja Sootna ei usu, et jubeda teo saatis korda mõni kütt. Sootna arvates võib olla kuskil Lõuna-Aafrikas kütivad neegrid niimoodi lõvisid. Nii võib peibutada rebast, kährikut või karu, aga nii ei tehta. Jahimehed olevat ikka eetilised inimesed. Ilmselt tegi selle jubeda tüki jõhker salakütt. Tõesti tuleb üks metsasiht sisse sööta ja siis on karusid hea rajalt maha võtta. Sootna lubab, et jahimehedki aitavad loomakaitsjatel loomapiinajaid otsida. Loomakaitseselts teeb oma rasket ja kohati lootusetena näivad tööd, omast vabast ajast raha saavad nad annetustest. Samas on aga häda ka selles, et rahvas saab sagedasti Keskkonnaametist ja hädaabi numbritelt loomaabi asjus ikka väga kummalisi vastuseid. Üldiselt toimub asi niimoodi, et kui inimene leiab hülge mererannast, siis ta helistab Keskkonnateenistuse telefonil 1313, sealt vastati, et hüljes ei ole loom, see ei ole nende asi, helistage Veterinaar- ja Toiduametisse. Sealt öeldi, et hüljes on nagu rohkem kala, varem helistage juba päästeteenistusse ja niimoodi see ring läheb. Tegelikult on meie nägemus nagu see, et Loomakaitseselts on vähekene oma suunda muutnud ja me püüdleme kõigest väest sinna poole, et riik looks Loomakaitseameti ja tekiks nagu lühinumber ja kus siis saaks abi nii inimesed, kellele loomad teevad viga, kui ka hätta sattunud loomad saaksid sealt abi, et vajadus niisuguse ameti järgi on väga suur. Ei ole nii. Turu hopp peale. Hopp käes on. Hopp. Jumala ja.